No nii, back at work. Täna tulin koristama ühele teisele saidile. Näitan teile, kuidas Grain Seasonil Graincorpi salatakse. Millised majad on. Poomastad sisse, köök, ise kõik koristasin. Värgid, särgid, siuke tavakas. Savai, lähme edasi. Koridor. Ja siin on kõik toad. Praegu siin voodid ei ole, tuuakse uued voodid. Here he comes, Mr. Loader Boy. Issand, kas see krigiseb või? Nii, järgmine nädal tööd ei saa teha. Anti meile teada. Ja mina mõtlesin, mina ei viitsi seal enam passida, mul ei ole mitte midagi teha, ma lihtsalt istun seal voodis, põhimõtteliselt mitte midagi ei tee. Ja mõtlesin, ma siis lähen saan sõpradega kokku Nuusal. Ja Austraalia elu ongi selline, et kui sa tahad oma sõpru näha, siis sa sõidad 6 tundi ja see on fine. Nagu mul on 6-tunnine trip, sa praegu üksinda siin teen ja jäin just praegu seisma ühe mega ägeda koha peale, ma kohe näitan. No vahivärki, selline vaade. Sõidan ka siin kõik up and down. Tee peal ma olen näinud 2 madu. Üks oli mingi massiivne püüton ja teine oli mingi väikse arvatavasti pürgine. Kui ma praegu siia sisse sõitsin, siis ma nägin, et siin oli maas ka üks surnud, keegi on sellest üle sõitnud. Sinna lähedale tegelikult väga minna. See näeb välja, või mis näeb välja? See on Brown Snake, üks kõige mürgisemaid madusid. No nii, ma ei tea, ma jõudsin kohale kuidagi. Parkisin tee äärde, sain Gerdaga kakka. Ja ma pean kuidagi seal parkitse saama, aga naavi eest läbi enam ei hakka siia küll parkima. Siin on nii kitsas, nii et Gerda läks rooli. Ja loodan, et saab hakkama. Jah, manuaaliga sõita on suht paha siin. Aga ma arvan, et saab ülist hakkama ja ei sõida kellele katsa. Kuidas on manuaaliga sõita? Väga veider on. Ma hakkan käiku sisse lükkan, mõtlesin, et kas ma liikun õiges suunas üldse seda või. Ja kui ma hakkasin tagurdama, siis mul panin käe rooli, hakkasin paremalt poolt otsima. Cheers! Ma olen disappointed, sest et mul on see mees kõrval ja ta ei lase ja ta tähendab käseb minul panna õli autole juurde. Anna ise korraks. Minul! Aga see oli sportlikus suvist lihtsalt, ma tahan näha, kuidas teeb ise seda. Kuule, ma saan hakkama, ma tean, kuidas asjad käivad. Ma ei näinud seda lihtsalt, ma tahaks näha seda. Mingi tõesti tuli oli. Ja siin jooksevad, eks nad siia. See on suht. Davai, ma olen juurde või? Ei. Sa kontrolli kõigepealt, siis on liiga palju valada, ei ole ka hea. See on praegu. Oled sa mekaanik siin juba ja? Just kinni, jah. Igast olla mingi paar minutit õlipoole peal alla ja siis uuesti tšekkida. Mechanic Stella in action, job very well done. Tulime siis Nuusale veits sõitlema, tulime siin matkarajale, kus ma eelmine aasta käisin. Siiliti. No kas pole mitte ilusad vaated? Great. I love this little life. Good job! Jaki! Ei no, näitais, kuidas sinna Pigaliga nüüd lähed. Nagu tutorial on. Tõmba. Ma kõra ei lähe. Ma selge kreis. No muud ei olegi.
lähen triptikasse ja we're gonna say yes to the dress. Vaatame, mis rühm meile ette viskab. Show us! It's very cute. Mina ütleksin jah. Another day, another cockroach. Davai, ja nüüd Lätu tapame ära. Be dead. Tulin Luusalt ära. Täna on UV9. Ehk siis ma ei ole enam mere ääres, aga nagu päikest tahaks võtta. So here I am. Teen vaikselt küüsi, ehk siis viil on siin ja väike muss ka siin kõrvalt tuleb ja kui päikest on, siis tuleb võtta. Vahet ei ole, et siis mere ääres või kuskil pommiaugus. Nice! Tulin mina siin Raidole vett tooma ja putitavad siin autot ja see nüüd ei ole meie auto, aga see on mingi teise tüübi auto. Näita oma käsi nüüd, Raida. Abadi, full mechanic. Lammis siin tüübid panevad Eesti mussi ja sittagi nad aru ei saa, aga ma ei tea, Eesti muss lõhub. Let's go, Jackie! Let's go, let's go! Nii, järgmine nädal on sünnipäev tulemas, aga ma vist töötan järgmine nädal. Nii et teen nädal varem veits või nädalavahetus enne seda, siis mõtlesin, teen meekooki. See on tõesti haige, et ma kogu aeg unustan võtta seda telefoni välja ja filmida. Aga see meekook sai valmis. See on juba peaaegu varsti otsas. Aga ütleme nii, et see ei tulnud seekord kõige parem välja. Aga siiani on rahvale väga meeldinud. Ma ise sellega rahul ei ole. Olen paremini teinud. Ma isegi ei tea, mis seekord nagu puudu oli või mis seal valesti oli, aga ta ei olnud nii hea. Nüüd teine päev. Mõtlesin, ma teen ka pirukat. Suvikorvitsa pirukat. Niimoodi ma siin neid vabu päevi veedan. Küpsetades ja süüa tehes. Jällegi, kuna rahvas kuulis, et mul on järgmine nädal sünnipäev, siis ja kuna ma ikkagi töötan ja teised ka mõned siin töötavad, siis teised töökaaslased siin mõtlesid, et nemad siis teevad hotpoti. Vaikselt sätime siin asjakatega hotpoti. Siin järjest ja asju tuleb juurde, ma juba tean sealt, jummel, see on mingi otse näkku see flash. Et ma juba täitsa ootan, kas on päriselt ka maitsev. Peab olema. Kuidas on? Meie hotpot asjast. See on juba sul kolmas raund, jah? Kolmas sport, jah. Kolmas sport. Asju tuleb järjest juurde, järjest topivad. Meil juba seal üks päts otsa, aga kogu aeg pannakse vett juurde, asju juurde ja järjest. Nii, kuidas maitseb? Amazing. Teen siis väikse room touri, kus mina töötan. Ma olen siis grain sampler ehk siis villi tuuakse sisse. Mina võtan rekadest proovi ja teen seda siin. Siin on väiksed masinad. Siin on siis nisu. Igatahes sellisest paketist teen ma proovi. Siin toimub mingi korralik... Okei, nii on parem. Igatahes see minu põhiline tööala. Siis siin on ka masin. Masin teeb viljast, võtab siis niiskuse ja proteiini. Et seda ma ise tegema ei pea, et põhimõtteliselt masin ütleb, mul on kõik ära, mis on teha. Ja siis siin on arvuti, kuhu ma kõik andmed sisestan. Kui on hea vili, siis on töö üpriski lihtne, midagi erilist seal nagu vaadata ei ole. Aga kui
kui seal on kui vili pole hea kvaliteediga, siis on tööd suht palju ja suht raske on nagu vahepeal aru saada, mis seal on ja kas see siis on lubatud, kas ei ole lubatud. Aga muidu on selles mõttes töö mõnus, et mina väljas ei pea olema, mul on siin oma väike ruum AC-ga. Ja see aasta siin saidil siis võtame vastu nisu ja kikerherneid. Kikerherneid mul praegu kahjuks näidata ei ole. Minu vaated on siis siin sellised. Sealt edasi siis seal on Weybridge, kus kaalutakse rekka ära. Siin on shed, siis meil on 6 silo. See taga on veel üks massive shed, sinna läheb 60 tonni vilja sisse. Seal taga paistab banker. Seda me siin vaikselt sätime valmis. Ja kui nüüd nagu kaugele vaadata, siis seal kaugel on näha kaevandust. Selline näeb siis välja põhimõtteliselt need proovi vastused. God, it's like eels. Eels not poisonous, they aren't. Oh shit, man. Slip and slide'i saaksin päris hästi teha. Pikkade tartide peal. No näita, kuidas sa surfad nüüd. Ja nüüd vaata poolt ka. Sünnipäeva kingitus, Valinis. Alkohoolik. Munchkin. Oi, ma mõtlesin, sa ei näe veel. Munchkinit ma olen mänginud. Oled mänginud või? Ja Hannekas kunagi tõi meil, aga me ei saanud mitte keegi sellest aru, sest me olime juba purjus. Ja see oli nii keeruline, et Hannekas küll üritas meile väga seletada, aga seal oli nii palju mingeid asju, nii et me ei saanud mitte midagi aru, aga ta ütles, et see on väga lahe mäng, aga me ei saanud mitte midagi aru. Nüüd... I did my research, this is the top 1 game. Oi, siis tuleb proovida. Nüüd saab oma aega veeta. Ma üritan näidata, nagu kui ma päriselt ka tööd teen, aga mul on see setup on siin väga kehvake, ma ütleks, et ma pean natukene mõtlema, kuhu ma telefoni panen, et saaks nagu okei kaader, et nagu oleks näha ka, mis ma teen. Näiteks kiirelt, siuke kapitäis. Läheb siia. Teen arvutis kohe, boom. Ta oli 11. No, hallo. 11.45. Wheat. Startest. Get. Masin läheb tööle. Siis teeme siia tagasi. Paneme kaalu 0. Asja vahele, see peale, kui rekka tuleb, ma ei saa rohkem rääkida eesti keeles. Chickpea. Boom. Chickpea esimese asjana läheb sinna, see on separaator. Ehk siis ta eraldab kõik need kikerherned, jaotab nad laiali, et oleks selline nagu kõige parem näidis sellest, mis rekka peal toimub. Meil peab tulema kokku vähemalt 200 grammi seda. Seda ma praegu näitama ei hakka, sest et ei viitsi. Ma võtan mingi suvalise koguse praegu siit. Lihtsalt näitamiseks. Ütleme, et see oli see meie kogus. Vähemalt siis 200 grammi. Nii. Viskan siia. Nii. Sinna masinasse läheb. Täpselt samamoodi nagu läks nisuga.
nii, aga siin ma pean hakkama nüüd käsitsi seda selle asemel tegema. See teeb automaatselt 40. Kiker Ernestega teen mina manuaalselt 10. Nii, nüüd samamoodi kõik, mis on sitt, langeb siia ja mina pean ükshaaval need välja korjama. Ja see väljakorjamine käib pintsettidega, ma reaalselt tunnen, nagu ma oleks mingi kirurg ja see on nii kohutavalt aega nõudev töö, sest et see on jumal hea proov, nagu läks veits crazy'ks. See on väga hea proov, siin on ikka väga vähe manti, nii et see läheb nagu kiirelt, ma lihtsalt olen nagu mingi tõks. Põhimõtteliselt ma eraldan kõik, mis on kikerrannes ja kõik, mis on foreign material, jällegi eesti keel lappab, ma ei tea. Igatahes eraldame kikerherne kogu muu jamast. Samamoodi pean läbi käima selle osa. Jällegi kõik see jama läheb siia, sest et see ei ole kikerhernes. Mina otsin ainult kikerhernest ja pean vaatama siin, kas on mingisugused kikerherneid pooleks läinud, kus on võib-olla seda ümbrist enam ei ole. Ma ei tea, ise sain just südari, sest et ma arvasin, et siin on madu sees. Reaalselt. Sest et noh, eile õhtul me nägime oma seal majutuses madu ja siis ma ei mingi madu jälle, mida? Ei, kõigest kekko. No, mis ma nüüd sinuga tegema peaksin? Mis ma teen sinuga, tibulinnukene? Parim hetk, kui sul tulevad pakid, isegi siis, kui need ei ole sinu omad. Või noh, need on minu omad, aga need on jõulukingid, sest et detsembris ma lähen üllatan oma pere Eestis ja ma mõtlesin, et ma ostan neile natukene kingitusi jõuludeks, et oleks natukene toredam. Nüüd ma siin liiguvad. Kannapüüd ja Raido. Keegi pesib või? On ikka veel seal või? You want the frog? No! I saw right frog. Raido, sa ei saa kooki! Sa ei saa kooki! Who's this hungry girl? Okay. I put everything in the same sandwich. That's right. It's so easy, man. Jackie, you need Coke. This is a hard one. Oh my god. No. Oh? 바로 콜라, 바로 안주. Have another one. 바로 먹어, 그냥 바로. If you can't turn up to No way, no way! Yours is no Coke for you. I don't need Yeah. I need Coke. No. So I thought it was No. Chill, bro. Chill. Bro! Stephen told me Oh fuck! YouTube sucks. Can you see Ray? Yeah. Big bottle. Fucking huge. Drink Coke. Too quiet. Yeah, bro. You know what we're talking about. What up? He's very She's not happy. He's not happy. 아 얘가 지금 잡고 있어요. I'm the man. I'm not scared. Oh, look! Hey, Look at its head! Oh my god! don't
That's a Don't let him go. Brown snake? Yeah, that's the... Venomous one. You wanna bang, bro? You wanna bang? Oh my god! You happy? No, I am. That's mine! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Singing, guys. Happy birthday, dear Stella. Happy birthday to you. Happy birthday. 둘, 셋, Korea! Nüüd peame nüüd salpi tõmbama, kuradi ma üle selle shady green'i siin. Ruumi, vot see pole. What the fuck is actually going on? Teadsin, et see töö on must. Aga ma arvan, et ma saan nii mustaks. Oh my god. Nagu halleluuja. Ma tahan seda tööd teha. Shit, väljas on mingi 38 kraadi. Ja siis me lähme sinna shedi, kus on mingi 50 kraadi. Raske on. Vett kütab minna. Ei no, sellised asjad mulle ka ei meeldi nagu köögis. No halloo, kuidas ma teil süüa? Mingi siuke vend hüllitab mind. Päris korralik ja lihtsalt välgutab põhimõtteliselt kogu aeg ja müristab. Aido läheb näitab nendele lindudele. Hanesuppi või? Oi jummel, kus neid seal on? No jah, siis vähivärki. Bye! Ei noh, kui ei oska sõita, siis nagu võiks nagu siis äkki sulle peaks load olema, no halloo, no reaalselt igal pool näed, et on märg ja vend lihtsalt sõidab siuksesse kohta mingi kuradi raske asjaga ka ja siis on mingi, kes on üllatunud, me kinni jääme, nagu halloo, no. Tõmbame vankrid kokku ja kuradi korralik tuulne. No mida helli, lihtsalt rebis ennast katkina. Pole võimalik. We were so close. No nii, kuna täna on viimane päev meil Moorasside'il. Siis me lähme hubisse ja pluss täna on meil Halloween. Going to the pub, guys!
okei, let's go. Väljas on vahiga ilus, noh. Beautiful sunset. Pubi on ära ehitud või noh, kaunistatud vist on see õigem sõna. Look how cute. Bye. Bye. This is some kind of magic again. Ja nüüd varskulauda. Cheers. Right now, Stella. Let's go, let's go. See on Austraalia originaaltants Nutbush. Siis pakkimise päev ja mõtlesime, et liigume ikkagi 2 päevaga siin nõude kohta, et 11 tundi on sõitu ja et ei jaksa päris niimoodi, et sõidad 11 tundi ja siis järgmine päev peab tööl olema. Et sõidame täna natuke maad ja pakkimine siin no peaaegu juba. Põhimõtteliselt nipet-näpet veel mingeid asju on. Aga oi jummel, kui palju meil neid asju on. Väljas on nii palav ka, et ehk siis meil tänane majutus on selline, et me lihtsalt magame telgis. Mis tuleb arvatavasti lõpus, sest et väljas on palav ja ma kujutan ette üldse, kuidas ma magada saan, aga eks näis ja edu meile tripiks täna on õnneks ainult 5 tundi sõita ja või noh, veidi üle 5 tunni ja homme on siis 6 tundi sõita. Siis on nagu päris hästi ajaatatud, et mis siin toimub, noh? Bird whisperer. Siin on üks hirmunud putukas. Ja, et ma sõidangi 50, aga ma ei näe, ma lihtsalt ei näe. Rindestorm. Põhimõtteliselt loodame, et ükski puu ei kuku. Mingi oks ei ragise. Ja Stella jalg ei värise. Me elasime selle tormi üle. Käime ühes tanklas seisma peale tormi ja tankida ja siis ma korra vaatasin Facebooki. Ja põhimõtteliselt terve mu Facebook oli täis hoiatusi, et see torm, millest me nagu läbi sõitsime, oli tornaado hoiatus. Lisaks oli veel suurte rahetükkide hoiatus, et võivad kuni 10 sentimeetrise läbimõõduga rahe olla. No, ma vist tahaks veel, et see torm selles mõttes läks hästi, et tornaadot me ei saanud, rahet me ei saanud, saime põhimõtteliselt päris korralikult täikese tormi koos vihmaga, aga see oli ikka päris räige. Jumal tänatud, et meil rahet ei tulnud, aga tuul oli küll ikka siuke, no mingi hetk oli küll ikka see tunne, et lihtsalt kõnnime jää tee äärde seisma ja kui torm üle läheb. Aga nüüd liigume päikse suunas. Eile siis jõudsime siia kämpamiskohta pimedas, panime kiirelt telgi ülesse ja siin reaalselt ei olnud mitte kedagi, ainult meie. Ööuni oli väga halb, sest et nagu isegi praegu näha, siis tuul on. Ja öösel ka lihtsalt need telgiosad lihtsalt läbivad vastu ja nii teevad väiget häält. Panin kõrvatropid isegi täpselt aga tehtud sai, magatud on nüüd jälle 6 tundi sõitu. Ja siis jõuame uude kohta. Noh, meie viimase lakk on nagu väga halb autoga. Saime räige kiviga rekka alt. Nii et me paneme, mina Kaido
panebki selle kleepsu sinna praegu peale. See hoiab vähemalt mustuse ära. Ja ma ise loodan, et see natukene hoiab äkki seda edasi liikumist ka. Ja Austraalia elu lihtsalt kõrbsed igal pool. Haised või? Jõudsime uuele saidile ja kohe tõmmatakse passu lahti. Meil on reaalselt kui on bassein siin. Hakkad seda täitma. Jõudsime pool partile. Näh, vahivärki tuled New South Walesi, kus me telekas on ka toas. Tuba jumala uus. Ja ongi pakitud jälle lahtine. Tuba valma. Ülivähe ruumi on, sest et nagu nagisidega siukseid asju ei ole, nii et nagu on kõik asjad mingi siin ääres lihtsalt. Aga vähemalt on uus. Selles mõttes ei ole must ega midagi, nii et come on. Ja suur telekas. Aga interneti pole meil põhimõtteliselt üks pulk on levi ainult. Et sellega saab lõbus olema. Ja meil netti siis ei ole. No maja taga vaade on siis selline. Ilus päikseloojang vaikselt. Töö. Inimesed teevad tööd. Me veel puhkame. Silod, pankrid. Ja nuti inimesed, nagu me oleme, saame korralikult detoxi siin, sest siin on SOS only. No jumal hea, kuu aega oli juba internetita. See teeb ainult head, Aido. See teeb ainult head. Kui esimene päev ma juba hulluks minemas. Ma ei pane, et sa oled hullumas nendest kärbestest. Kes? Oversize. No, see võtab küll pool teed enda alla. Korralik jurakas. Noh, tööl juba nii ilas. Vahijärgi. Ei no, asi läheb aina paremaks. So pretty. Need on double. Nii, aga mis värk sellega on, et talv on jälle. Just Queenslandist tulime. Majas vaja kogu aeg oli suvi, ülikuum. Nagu talveliid olid ammu para pandud. Nüüd tulime tagasi siia, küllidime New South Walesi, kus on põhimõtteliselt Kottonit tegema. Põhimõtteliselt sama koht. On talveriit jälle väljas. Võiks nagu selline olla. Aga... Meil on siin sample standis Magpie pesa. See sama linnukene, kes muidu swoopib ja sellel Magpie'l on tegelikult isegi ka beebid, nagu just vist veits näha seal oli. Nad ootavad praegu süüa. Aga see tore Magpie, kes siin meil elab. Tema ei swoopi. See on peaselt nagu... Mäletan, kui ma esimest korda siia tulin, siis ma olin mingi teil on Magpie siin koos mingi beebidega, mis te arvad, et ma hakkan tööd tegema niimoodi, et mingi Magpie samal ajal mingi swoopib mind. Ei, see on Penelope, et ta ei swoopi. Ja näed, here she comes. Täna on siis natukene lühem päev meil tööl. Ossime poest sellise asja, Cream Caramel. Ja teeme seda TikToki trendi järgi, kus me peame sööma seda ilma käteta. Oh! Yeah. Look at that slimy. It's very good. Look at that wobble. Thank you, organic. Give me perfect. Kuidas sul see kõik suhu ära mahtus? Kuradi challenge on. Jumaad! Kuidas sa tõmbad oma säärgi? I win. Lõugi kõik tilgub. Sinu veel. Sa mõtled? Sa vaatad tšukse näoga, nagu sa tahaks veel. Mille peale?
tund aega tööpäeval. Tuua sõbrale jook, sest on sünnipäev. Homme on jälle tööpäev. kolleegidel on jälle sünnipäev. Mis kell me koju jõuame? Tunne aja pärast. Õlle järgi lõhnab. Fuck yeah. Kusjuures Mati, ma tulen jõuludeks. Ja viimane päev läheb, siis